Tere, Janek! Tere, Mare! Me pole sinuga nii pikka aega saanud juttu rääkida ja seda enam, et rahvas pole ka meil juba ammu kuulnud, et näeme me üldjuhul ainult volikogu istungitel, et kogu aeg on nii kiire, et tahakski sinuga natukene täna arutada üht-teist, et kas sulle ei tundu, ei ole nagu silma torganud selline pisikene asi, et kõik, mis täna linnas toimub, kõiges on süüdi opositsioon. Ja selle kõige all ma peangi silmas seda, et kui midagi läheb nihu tänasel valitsusel, on opositsioon süüdi, kui midagi jäetakse tegemata, opositsioon süüdi, et ma ei saa nagu sellest hästi aru, et mis nagu toimub. Sina oled sellest aru saanud või? Miks see nii on? Ja ega mina ka ei saa sellest aru ja ma vähe sellest, et ma olen sinuga nõus, et kui midagi on halvasti, siis on süüdi opositsioon ja tegelikult see, mida meie praegune siis opositsioon olles, kui me olime nii-öelda koalitsioonis või oli jah võimul, nagu meie linnavalitsus võimul oli, siis need head teod ja need suured teod, mis me tollal ära tegime, need võtab praegune koalitsioon ja linnavalitsus nii-öelda oma arvele, mis on ka No see väga on tüüpiline. kummaline. Ja, aga jah, kui sa nüüd hakkasid sel teemal rääkima, siis tegelikult mind väga ebameeldivalt üllatas üks majanduse arengu ja majandusvaldkonna abilinnapea postitus Facebookis. Ma lihtsalt ütlen ette, et ükskõik missuguse konto alt inimene postitab, tegelikult tema ametikoht on 24/7 ja mina võtan seda ikkagi kui väga ametlikku postitust ja räägin ma siis sellest, et 24. jaanuaril postitas arengu ja majandusvaldkonna abilinnapea siis sotsiaalmeedias sellise info, et toimus kohtumine IVIA ja linnavalitsuse vahel ja ühe tulevase investeerija vahel, kes siis soovib rajada siia Kohtla-Järve tööstusparki biogaasijaama. Ja see postituse sisu laias laastus oli selline, et linnavalitsus suhtub sellesse projekti väga ettevaatlikult, sellepärast et ma nüüd korraks ka tsiteerin, et see projekt või see biogaasijaam võib kaasa tuua täiendava lõhna leviku. Asukoht on elamupiirkonnale liiga lähedal ja samuti on mainitud ära, et just nagu ettevõte ei osanud anda vastuseid biojäätmete transpordi kohta. Ja nemad siis soovitasid ettevõttel tellida keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu. Ma saan aru, et sellist asja võib linnavalitsus omavahel rääkida ja kui sul puuduvad igasugused teadmised, siis on ju tore sellel teemal sõna võtta. Küll aga postitada sotsiaalmeedias ja tekitada juba eelnevalt inimestes hirmu uue ehitatava tehase suhtes on leebelt öeldes vastutustundetu, sest sellel abilinnapeal puuduvad igasugused faktid ja ma tahaks öelda ka teadmised selle kohta, kas üldse tekivad mingisugused lõhnad. Tänapäeva tehnoloogiad on niivõrd kvaliteetsed, et mina olen praktiliselt veendunud, ma ei ole ka spetsialist, aga ma ei loobiks sõnu enne, kui need uuringud on tehtud, kui on selliseid biogaasijaamasid on ka mujal maailmas, kui on käidud vaatamas ja ka hindamas seda olukorda, et mind nagu kõige rohkem selle juures šokeerib see, et abilinnapea täiesti süüdimatult tekitab paanikat elanike hulgas. Kuidas sina sellele No, vaatad? ma nägin ka seda postitust ja mulle tundub, et ega see tema idee väga ei olnudki seda postitada, et see on nagu ette söödetud. Aga minu arust on ka natukene küüniline linna arengu eest vastutava siis abilinnapea suust midagi sellist kuulda. Ja teine asi on ju sellel kohtumisel tegelikult ju tuli ilmsiks ka tegelik asjaolu, et millest see vastasseis, et see nüüd see postitus minu arust on selle kohtumise tagajärg, et kuidagi siis nagu leebemalt seda siis välja öelda, et justkui tuues mingit põhjust.
aga teada on ju ka see, et teine inimene, kes meil siis arenguvaldkonna eest ju linnas vastutab, on terve arenguteenistuse juht, eks ole. me teame, et proua Ivanova selleks on. ja selle vestluse lõpus, mis siis investoriga ja siis IVIA esindajatega toimus, tuli veel küünilisem asjaolu välja, miks meile seda tehast siia vaja ei ole või biojaama tähendab. ja see on väga lihtne, meil on valimisaasta ja meil ei ole ebamugavusi vaja ja sellest kirjutas ka IVEA lehel, tegi postituse siis ka Teet Kuusmik selle kohta ja on selle välja toonud, et need igasugu poliitilised mängud selliste investeeringute puhul on nagu täiesti kohatud, et eeskätt tuleks ikkagi mõtelda linna heaolu peale. ja ma saan niimoodi aru, et ilma selleta, et meiega oleks keegi sellest üleüldse rääkinud, eks ole, et meid kutsus nagu ka IVIA eraldi kohtuma just tänu sellele, et justkui üritati selgeks teha, et opositsioon hakkab sellele hirmsasti vastu juba eos. et vot see on tüüpiline, meiega pole mitte keegi rääkinud isegi mitte sõnagi, aga nad juba teavad, et me oleme justkui nagu vastu. et see on nii naljakas ja nii labane, et kõiges opositsiooni süüdistada, justkui nagu opositsioon juhiks seda linna. et noh, minu arust ikkagi koalitsioonipoliitikud on need, kes seda linna juhivad ja selle linna käekäigu eest peaksid hoolt kandma, kuna võim on ikkagi laias laastus nende käes. aga jah, et see on nagu väga kummaline ja kui nüüd sellest biojaamast veel natukene rääkida, et tegelikult tuleb seal ju mängu ka see energiajulgeolek ja see asukoha valik on ju täiesti põhjendatud, eks ole, et kõik need teised ettevõtted, kes sinna siis hiljem tulevad, siis seda energiat ju nad saaksid tegelikult selle gaasi näol sealt, et elektrit toota või mida iganes, sealsamas külje all neil, eks ole, ja ilma igasugu võrgutasudeta ja nii edasi ja nii edasi, et see teeks nagu selle koha veel atraktiivsemaks, seisab ta ju meil aastaid siin tühjana, no 10 aastaid varsti juba tühjana. ja selles postituses, kui ma ei eksi, oli vist jah see, et elamurajoon on nii lähedal. aga sõbrad, kes on olnud linnas 30 aastat pluss võimul? no kes planeeris selle siis sinna elamurajooni lähedale, et selle loogika kohaselt jääbki ta sinna tühermaana seisma, sinna on investeeritud miljoneid, eks ole, et see infrastruktuur üles ehitada. ja nüüd me ei saa sinna ühtki ettevõtet panna, sellepärast et meil on elamurajoon lähedal. ühele ei meeldi müra, teisele ei meeldi lõhn, kolmandale veel midagi. ja seda enam, et mina olen ka sellega nõus, et ei tahaks midagi sellist, eks ole, mis tekitaks mingit ebameeldivat lõhna linnas. aga kõrge ametniku poolt, kõrge linnaametniku poolt lihtsalt lambist öelda välja juba eos, et võib tekkida seal mingi lõhn, teades ju väga hästi, kui tundlikud meie inimesed selle peale on. aga nemad ei loe sealt välja seda sõna võib tekkida. Nad võtavadki seda, et hakkabki haisema midagi. see on teadlik selline paanika külvamine, et ja selle läbi siis üritataksegi, nagu mängu toodi valimisaasta, no üritatakse jälle plusspunkte teenida endale kuidagi. no ma tahan ka öelda, et see on tõesti väga kurb tõdeda, et nüüd valimise aastal kõik head mõtted heidetakse prügikasti, ollakse valmis investeeringutest loobuma ja seda kõik selle nimel, et võita odavat populaarsust ja ega muidu seda odavat populaarsust ei võideta, kui kõigepealt külvatakse hirmu ja siis minnakse lipp käes ja öeldakse, et aga meie hoiame selle ära. ja tegelikult kahjuks on niiviisi tõesti, et kui see hirm on juba külvatud, kui rahvas juba hakkab omavahel seda rääkima, ega siis ei pruugita enam neid spetsialiste ja teadlasi kuulata, kes tõestavad, et tegelikult ei tule mingit lõhna, et ei tule müra, aga noh, seda kõike on võimalik tõepoolest kas siis keskkonnamõjude hinnanguga hinnata või tegelikult tuleks nendel ettevõtte või selle projekti juhtidel lasta rääkida, aga mitte peale ühte kohtumist teha postitusi. ja samamoodi ma juhin tähelepanu, et seesama Kohtla-Järve tööstuspark on ju keemiatööstuspark, et mis siis meie huvi on, et see tõepoolest oleks lihtsalt üks tühi väli.
ja ma sain aru nii, et sellist biogaasijaama saabki põhimõtteliselt kahte kohta ehitada, kas siis Harjumaale või Ida-Virumaale ja Kohtla-Järve on just sellepärast väga hea koht, et siin siis 20 kilomeetri kauguselt tuleb siis esiteks vajalik tooraine ja tegelikult selline biogaasi paiknemine seal tööstuspargis võimaldab ligi meelitada teisi investoreid, teisi ettevõtjaid, sellepärast et nad saavad sealt konkurentsieelise, kuna nad saavad selle kohapealse energia ilma võrgutasudeta. Nii et kui abilinnapea tõi välja, et ma ei tea, 5 kuni 10 töökohta ainult luuakse, siis tegelikult kaudseid töökohti ja neid töökohti, mida järgnevad ettevõtted, kes sinna tööstusparki tuleb, on nagu, saab olema kordades rohkem. Ja ma arvan, et tegelikult Kohtla-Järve linnas on ka see 5 kuni 10 töökohta hästi olulised. no just, et ja teine asi on ju see, et neid vist juba on analoogseid jaamu Eestis 8 ja nüüd siis selle projekti raames soovitakse siis veel 5 rajada ja Ida-Virumaale tulekski tegelikult üks ainult jaam. Et noh, et me oleksime nagu ikkagi selles suhtes on see ikkagi väga hea investeering ja väga hea asi tegelikult meie piirkonda. Loomulikult, et nüüd linn siis nagu ikkagi soovis seda keskkonnamõjude eeluuringut, eks ole, ja ma nagu siiralt loodan, et siis ettevõtja siis suudab nagu ära tõestada selle, et sellest nagu mingit lõhna ei teki ja saab nagu selle asjaga edasi liikuda, et selge see, et kui hakkab nagu ikka nagu väga ikka närvidele see hais ja kõik see, ega siis ei tahakski sellist asja. Aga täna nagu selle jutu järgi vähemalt, mida on räägitud, paanikat külvata, nagu ma ütlesin, on väga näotu ja selle jutu põhjal, et see toorai, noh see, mida hakatakse siis sinna nii-öelda ahju panema, see on tavaline põhk, mida hakatakse siis meie põllumeestelt siin kokku ostma. Et no ma ei tea, kui väga see haiseda võib, ma ei ole spetsialist ja sellepärast ma ei julge ka mitte mingeid hinnanguid anda. Aga küsimus ei olegi täna sellest, kas ta hakkab haisema või ei hakka haisema, küsimus on täna selles, see selgub pärast hiljem nende keskkonna uuringute käigus, millised on tehnoloogiad ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna on pigem küsimus ikka selles, et kuidas käitub tänane linnavalitsus ja eeskätt 2 inimest, kes on pandud vastutama linna arengu eest. Ma olen ka nõus, et ma olen alati seda meelt olnud, et kõik osapooled tuleb ära kuulata, tuleb selgeks teha, missugused tagajärjed on. Tänapäeva tehnoloogiad, ma olen veendunud, on hoopis teistsugused, kui nad olid võib-olla aastaid tagasi. Ja tõepoolest kõige ebameeldivam on see, et külvatakse hirmu, räägitakse asjadest, millest pole aimugi, ei ole lastud rääkida nendel, kes seda jaama planeerivad ehitada tegelikult. Ja ma tahan ka öelda seda, et mäletad, kui uus linnavalitsus võimule tuli ja küsiti, et mis hakkab olema nüüd teistmoodi, siis väideti, et hakatakse kõikide, noh, ütleme, volikogus olevate erakondadega ja valimisliitudega suhtlema. Antud juhul pole meiega isegi räägitud ja me kuuleme hoopis kohtumiselt Iviaga, et süüdistada, et hirmus, et opositsioon hakkab kuidagimoodi vastu sellele projektile või võtab sel teemal sõna, nad väidavad siis need vastutavad isikud, et nemad ei julge nii-öelda selle projektiga edasi minna. Et ausalt öeldes mul on piinlik selle ettevõtte ees, mul on piinlik Ivia ees, mul on piinlik selle projekteerija ees, et tõepoolest on piinlik, et valimisaastal tekitatakse sellist segadust ja pannakse võib-olla tulevikus väga kasulikud linna jaoks projektid lihtsalt seisma. Jah, ja kui sa juba ajalukku tagasi läksid, siis ma lähen ka ajalukku tagasi, et minul on väga selgelt meeles ja seda sellepärast, et seda on 17. aastast sotsiaaldemokraadid rääkinud ja ka täna istuv linnapea, kui ta ametisse nimetati, siis millest ta alustas, mis on tema, kui oli küsimus, mida ta tegema hakkab, investeeringuid tooma kõvasti linna ja mis me näeme,
siiamaani küll ühtkit ei ole ja need, mis võiksid tulla, siis nende kohta ta ei võta isegi sõna, et istub seal kohtumistel vait ja tema eest siis räägivad mingid inimesed. noh, jah, nii ta on praegu. ega ma arvan, et oluline on, et me selle teema tõstatasime, hoiame kindlasti silma peal, kuidas selle teemaga ja projektiga edasi minnakse. Kindlasti ma kinnitan ka, et meie huvi ja me kindlasti ei toeta seda, kui kuidagimoodi see ehitatav jaam haisema hakkab või mingid muud kahjulikud mõjud meie linnale on, aga tuleb kindlasti jälgida seda, et kui sellised investorid vaatavad siiapoole ja tahavad siia tulla raha panustada ja töökohti luua, siis tuleb seda igati toetada. Nii et kinnitame siis praegu ka linnaelanikele, et me kindlasti jälgime ja teeme selleks kõik, et ikkagi see investorid siia Kohtla-Järvele julgeksid tulla, sest selline suhtumine investorisse peletab ka teised investorid ära. jah, ja teadupärast neid meie vestlusi sinuga jälgivad ka linnaisad ja mina soovitan küll härra Keivabule südamlikult sõita läbi kõik need 8 jaama, kus iganes ka siis Eestimaal asuvad ja rääkida sealsete inimestega ja olla seal ise juures ja nuusutada. aga Ja siis siis alles selleks tulla rääkima sellest, kas midagi hakkab meil linnas haisema või ei hakka. just. Kuule, aga siis võib-olla selleks korraks siis kõik ja kohtume siis varsti uuesti uutel teemadel. Ja teemasid on, et siin on toimunud üht-teist veel huvitavat, vähemalt minu jaoks. nii, aga tänaseks siis head õhtut. Ja head õhtut.